Demokraatlikus läänelikus riigis ei ole võimalik, et võimu teostab valitsus, kes omab vaid 13% toetust ühiskonnas. Me võime väita, et kõik tänased otsused, olgu need maksutõusud, olgu see välisvangide toomine Tartusse, need kõik on ebalegitiimsed, neil puudub igasugune mandaat ja seetõttu loomulikult Keskerakond täna on Eesti tugevaim rahvapartei üle Eesti, äsja võitnud kohalikud valimised ja see näitab seda, et juba 14 kuu pärast on olemas reaalne võimalus vabastada tõesti Eesti Reformierakonna ikkest. Erakond on ju väga palju arenenud juba viimase aasta poolest jooksul. Erakonna seisukohad on selged, maailmavaade on täiesti paigas, maksuküsimustes, välispoliitilistes küsimustes, regionaalpoliitilistes küsimustes, haridusküsimustes, nii et ma usun, et see programm on väga selgelt uuesti settinud arusaadavaks Keskerakonna valijatele, ka veel teiste erakondade valijatele, kes tõenäoliselt vaatavad juba Keskerakonna poole. Nii et ma usun, et kui seda tööd jätkata samas vaimus, mida me oleme teinud viimase 1,5 aasta jooksul, siis see valimisvõit on vägagi realistlik.